siis vaatan teid kõigepealt, jah. Te vaatate ju mind ka, nii et üks ühele, jah. Muidugi pettumus teie jaoks ei olegi järjekordne teadlane, ei olegi minister, veel vähem meile lõpetanud magister, palun. Ja, kui esinemiseks läheb, siis alati läheb natuke naljakaks, inimesed tulevad kuidagi niimoodi eest, siis arvad, et neid ei nähta. See on ka, vaadake, mina olengi inimene, kes natuke jälgib mingisuguseid detaile ja muidugi pole raske ka siin toas jälgida üht, teist ja kolmandat ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest juba hommikust saati siin olemas olla ja küllap ma mingisugused märkmeid teen. Aga ma olen küll lihtne ajakirjanik, aga mind tuleb vaadata väga tähelepanelikult. Ja minu selja taga kõiki minu kolleege, ma olen pagana oluline tegelane. Kohati olulisem tegelane kui mis tahes teadlane või magister. Ma selgitan seda lahkelt. Ilmselt olete kõik kuulnud sellist ütlemist, et ajakirjandus on 4. võim. Pean teile ütlema, et sügavalt eksitakse umbes 3 võimu võrra. Ajakirjandus on 1. võim ja täpselt nii ongi ja ma selgitan teile lahkelt, miks ma olen 1. võim. Meie teemegi teid. Meie teeme Vladimir Putini, meie teeme Adolf Hitleri, kõik. Ma võin teid nimepidi ka nimetada, pärast neid võivad kõik ülejäänud ka tulla juba, jah. Muidugi teatud totalitaarses keskkonnas tehakse neid asju hoopis teisel moel kui demokraatlikus ühiskonnas. Leni Riefenstahl teadis väga täpselt, kuidas Hitlerit tuleb teha. Millise nurgalt tohib teda filmida, et ka väike kõnn saaks suureks meheks, eks ole, jah. Ja oligi vaja mõnda uskumatut lihtsalt võtet, et tütarlapsed hakkaksid lilli tooma Adolf Joonule. Ja need asjad töötasid väga hästi ja töötavad ka tänapäeval. Nii et kui minult ikka jälle küsitakse, kas meedia on sõber või vaenlane, siis teate, mul on halastamatult lihtne vastus teile. Ta on lollile vaenlane ja targale sõber. Ja täpselt niimoodi ongi. Kui te nüüd olete juba jõudnud kibedusega märkida võib-olla või märgata, et vaadake jah, et siin täna meil jälle on konverents ja teist korda saame kokku ja mitte ühtegi ajakirjanikku ei ole ja mis ma pean siia sisse vaatama. Kas nad tulid mind vaatama või mu juttu kuulama, nii et ma olen ju raadiomees, las kuulavad juttu. Mulle väga meeldib rääkida sinna poole, kus inimesed ka on, nii et tulge teinekord kohale, kallid inimesed, mitte ärge jääge sinna kuhugi, jah, sinna koju nurka, jah. Et jaa, see on üks väga tähtis ametimees, sest mina kõike teen ja teate, kui mind ei ole ja minu kolleege siin, siis teid ei olegi olemas. Te võite rahulikult öelda, et muidugi te olete olemas, aga need on lollakad, need ei tulnud kohale. Siis ma võin teile öelda, et üks mõte võiks tarka pähe veel ilmuda juurde. Äkki ma tegin midagi valesti. Äkki läks natukene kuskil nihu. Äkki ma ise ei olnud küllalt pädev, et siin oleks praegu kohal olnud. Kas maakoolide teema iseenesest on ajakirjandust kõnetanud? Kas keegi julgeb teist öelda, et Lääneranna koolid ei ole saanud tähelepanu meedias? Ma arvan, keegi teist ei ütle niimoodi. Ja siin on lihtne teadmine, mida tuleb teada. See on see, et ajakirjanduses kehtib hoopis teistsugune reegel kui päriselus. 1 on suurem kui 100. Mida see tähendab? See tähendab, et kui me hakkame korraga kõigest rääkima, siis inimene ütleb selle peale ka mida. Jälle hakkavad otsast peale. Kui palju neid inimesi ikka on, kes lähevad Riigikokku kuulama pöörase tähelepanuga, kui arutatakse haridusküsimust riiklikult tähtsa küsimusena? Ei ole midagi. Järelikult käib üks üldine seebimull. Aga nüüd on tulnud inimesed välja, neil on plakatid peos. Nad tulid täna rääkima sellest, mis neil on päriselt südamel ja korraga tekib midagi, mis inimestele läheb korda. Esimene pinge, mille ma teilt võtaks kohe maha, on see, et jagada sõnad positiivne ja negatiivne kuidagi meediale. See on täielik jama. Kui te hakkate ootama positiivseid uudiseid meedial, siis te olete asjast hästi valesti aru saanud. Meil on isegi üritatud teha portaale, kus on positiivsed uudised. Teate, need portaalid elasid umbes 2,5 päeva ja surid natukene enne veel seda ära. Et inimesed ei taha positiivseid uudiseid. Nad ei taha tingimata ka negatiivseid uudiseid. Tark inimene jällegi mõtleb välja mille. Ta saab aru väga lihtsalt sellest, et kui miski on kellelegi positiivne, siis samal ajal võib see olla väga paljudel negatiivne. Ainult üks tore näide ja miks meeldib vanainimestele hirmsasti lugeda noortest negatiivseid uudiseid. Vahepeal vaatan teile ka otsa, kõik vanainimesed, kes te seal olete, jah? Ma olen jälle kõrvale tagasi, jah? Miks meeldib? Sest on kadedad. Nii lihtne ongi. Jah, vanemad õpetajad muutuvad ka tihtilugu kadedaks kenadele tütarlastele, kes suudavad kõikide poiste pilgud endale saada ja nii ongi, aga sellest ei ole viisakas rääkida. Teate, minu töö ei õnnestuks, kui ma ei teaks süvatasemel, mis inimestele läheb korda või mitte. Sest ma riskin millega? Mind lihtsalt õhtul ei vaadata. Ja ongi kõik. Inimesed ei taha positiivsed, negatiivsed, nad tahavad hoopis midagi muud.
Jätke siis meelde, selle asemele võib panna ühe teise vastandite paari. Puudutab, ei puuduta. Läheb korda, ei lähe. Konverents on juba iseenesest formaat, mis ei lähe korda. See on igav. Inimesed tulevad kokku, räägivad küll südame pealt ära, eks ole. Aga millest nad siis rääkis? Nad isegi ei saa aru, miks aasta jooksul asjad ei liigu, eks ole. Ja? Tulevad kokku, vahetevahel on ka mugav pidada konverentsi pärast. Mugavus on üks koletu asi. Kui te näiteks tahate hakata meedia abil suunama kuidagi õpetaja töö kvaliteedi sellega, et hakkame järjekordse kedagi tunnustama. No ma ei tea rumalamat võistlust kui aasta ema või aasta isa. Öelge, mis me saavutame sellega, kui me nimetame ühe inimese kellegi seast aasta isaks. See on täpselt sama efekt, kui ma võtan praegu siit ühe suure korvi, kus on kõik sedelid käes ja palun teid töönumbri võtta, jah, et üks on võitja. Te saate ühe sõbra ja 100 vaenlast. See ongi tulemus. Mõtleme korraks sellele, mida tunnevad need ülejäänud inimesed. Küll, loosirattas kõik ju, mida soovivad teile silmakirjalikult. Palju õnne lotovõidu puhul, eks, ja mida nad tegelikult mõtlevad. Nad on kadeduses sinised peast, eks ole, aga me kõik teame seda. Ja kui me seda ei tunnista endale, siis me tegelikult ei mõista, kuidas inimloomus toimib. Meie peame mõistma. Me peame aru saama, kuidas inimese loomus toimib, siis muidu ta teate mida. Ta paneb raadio kinni. Ta vahetab kanalit. Ta läheb teisele telekanalile. Te ju teate, mis juhtub näiteks artikliga, mis on teil ajalehe sees. Seal on kõik ilusasti kirjas. Te olete kõik öelnud tänava küsitluses, mida teile meeldib objektiivne, faktitruu, ajakirjandus ja nii edasi. Ja nüüd tuleb üks lõpuni objektiivne, lõpuni igati truu ajakirjandus, teos ja mitte keegi ei loe seda. Sest ta ei ole tehtud loetavaks. Sirbiga juhtub väga sagelis. Võtame lahti mingi küljed, mis võiks meid harida, aga me leiame juba esimesest lõigust 3 nime, me pole kunagi elus kuulnud. Me leiame mingisuguse heietuse seal, mis hakkab juba viitama mingisugusele kaugemale arendusele. Teate, mida inimene teeb, kui teised pealt ei vaata? Keerab järgmise lehekülje või paneb selle kohe kaminasse ja süütab tule, eks ole. Ärge kunagi uskuge seda, mida inimesed ütlevad teile kaamera ees. Need ei ole päris inimesed. Iga ajakirjanik teab, et kõige lihtsam on eksperimenti teha, kus tuleb minna Tammsaare parki Tallinnas ja küsida mingi selline küsimus näiteks, et vabandust, kas te loete pigem Postimeest või Õhtulehte? Kumbagi ei loe. Aga Sirpi loeksite nende asemel? Ei. Te siis üldse ajakirjandusega ei ole kursis? Veebist sirvin. Pigem Postimees, Sirp või Õhtuleht, mis teile? Postimees. Mis te arvate, kui ma teeksin see ringi peale, kui palju ma saaksin Õhtulehti? Väga vähe. Inimesed jätavad mulje, et nad ei teagi, mis asi on Õhtuleht, eks ole. Et sükst jama toodetakse, eks ole. See on nagu kroonikagagi, jah. Või ütled, et jumal, ma juba nii ammu ei loe seda pärast seda, mis nad eile õhtul seal kirjutasid, eks ole. Sellist asja pole ju olemas. See on silmakirjalikkus, aga see on inimlik. See on arusaadav. Teate, ma olen ka mööda koole käinud palju. Aivar üksi ei saa siin edvistada, et ta on käinud 100 koolid läbi. Ma olen vist kõik läbi, jah? Ja siis veel 8 korda järjest. Ma pidasin ühte loengut selle põhikooli ja gümnaasiumi kohtumiskohal. Ma käisin. Ma võin teile selle uurimustulemuse järgi öelda, et 9. klassid on viimased, kus ollakse siirad. Enam-vähem. Edasi läheb käest ära. Edasi hakkab inimene sulle vaatama sellise näoga otsa, eks ole, et ta kuulab sind hoolega, see võtab kas triikraud eesisse või jäänud. Miks valitakse see külg? Miks esimesena täituvad alati need kohad see nurgad? Inimene mõtleb, kui esinemine on jama, siis ta kõnnib minema lihtsalt, eks ole, ta telefon helises, jumal, midagi peab kohe minema. Need on ilmsed märgid. Sinna ei hakka ju riskima minema, seal peab põgenemisteed, eks ole. Jah. Kindlasti me ei mõtle pommirännakule või rünnakule, eks me mõtleme praegu sellele, eks ju, kas on igav või ei ole. Need on inimlikud märgid, need on igal pool olemas. Ja neid tulebki vaadata selliselt. Või teate, kui kihvt on 9. Üks näiteks lihtsalt hüppas mu kardinasse rippuma. Keset loengut, jumala suvalisel kohal. Ma ei tea, mis materjalist need kardinad olid, aga nad pidasid vastu, sest see kutt oli vähemalt sama paks kui mina, eks ole. Ja ta lihtsalt kõikus seal, rahulikult kõikus ja kuulas. Teised olid harjunud. Eesti koolis on niisugune komme, et paljud on juba harjunud, see nimetatakse hariduslikuks erivajaduseks, eks ole, et tema peab lihtsalt kardinast saabuma hariduse kätte, eks ole, teised saavad kuidagi teistmoodi. Ja see oli väga lõbus, seda oli väga lõbus vaadata, eks ju, aga talle sobis nii. Teate, mis on parim kompliment, kui sa käid 9-ndikele rääkimas? No ikka kohati päris lapsukesed ikka, jah. Tavaliselt, kui sa lähed ükskõik, kas sa väiksesse armsasse maakooli või jubedasse, koledasse Tallinna laudkooli, eks ma ei tea, mis sellele võiks vastanduda, siis sa näed viimases reas istub kuusepuu. Keskel on kõige turskem see külbev vend, eks ole, siis läheb järjest väiksemaks, läheb see. Tema jüngrid nagu nendest illumeelsest lähevad, see, kes see viimane on, see ei tohi midagi öelda, see on Nemetšik, eks ole.
Ja siis lihtsalt parim kompliment on see, kui see keskmine ütleb, kuule ole vait, ma tahan kuulata. Ja teate, terve see seltskond kuulab sind ja see on imeväärne. See on imeväärne. Siis sa saad aru, et nende süda on käes. Aga täiskasvanud inimesega ei saa. Sa võid seal Raekoja platsil küsida veel muid küsimusi ka näiteks. Ja? Sa võid küsida, et öelge palun, kas lüpsi amet on väärikas amet? Kas ta ikka on? Oi, ei tea, ei oska vastata. Kuidas te ei oska vastata? Jah, kogemusi ei ole, ei tea. Aha, aga te ei suuda kujutleda lüpsjate tema panust ühiskond. Ei tea, ei tea. No mis te ei arva? Mitte midagi enam. Mitte midagi lüpsjast ei arva või? Peale kahte enam ei ütle midagi. Ei ütle mitte midagi. Miks te kardate? Igaks juhuks. Te olete julgem. Ja palun. Muidugi on väärikas amet, toob piima. Absoluutselt, absoluutselt. Ja nägite, mis juba juhtus, eks ju. Inimesed hakkavad kõhistama nagu 7B, eks ole. Et juba läheb kuidagi niimoodi käest ära. Teate sellest küsimusest, et te ütlete, et toob piima lauale. Mina järeldan vastust mitte sellest, mida te mulle ütlesite, vaid teie silmavaatest. Uskuge, kui Albu kooli direktor siin rääkis, siis mina mõtlesin terve selle aja, et kui mul oleks laps selles vanuses panna sinna kooli, siis ma vist paneks. Ta müüs mulle ennast maha. Mõni teine ei müünud. Kui vallavanem tuli siia alguses kõnet pidama, siis ta jõudis juba 3. lausega milleni. Meil ei ole ühtegi head õpetajat. Pani keegi tähele? Kas te panete endale pähe ka selle mõtte, kui te selle lause olete öelnud, mis tundega te järgmine kord lähete sinna kooli, kus ei tööta mitte ühtegi head õpetajat? Oota, aga nüüd öelge mulle veel, miks peaks tulema keegi lapsevanem ja tahtma oma last panna sinna kooli, kus pole mitte ühtegi head õpetajat? Vaadake, probleeme võib tuua esile ka üsna erineval moel. Küsimus on selles, kas sa müüd ennast maha või mitte. Ajakirjandusmaailm on väga keeruline maailm. Küsimus on selles olekus. Ja kui teie olek on õige ja nakkav, teate, mis imelugu juhtub siis? Te nakatate mind ka. Vaadake, mina olen alati punamütsikese poolt. Kes on punamütsik? Punamütsik on kõige kaitsetum ühiskonna liige. Punamütsik ei pea suurt midagi teadma, nagu ei teadnud ka see punamütsike seal muinasjutus. Aga mille pärast me punamütsikest hindame? Me hindame punamütsikest selle pärast, et ta tegi midagi kellegi teise jaoks. Ta tõi meile piima lauale. Ta viis vanaemale pirukaid. Riskides millega? Pimeda metsaga. Oma eluga. Ta aitas vanemat inimest. Muinasjutud ei ole juhuslikud jutud. Need on tegelikult lood, mis on kontsentreeritus meie kogemusest, nagu ka vanasõnades on tegelikult ju kõik kirjas. Sa ei pea mitte midagi uut looma, sa lihtsalt ei tea seda vanasõna. Nagu noored ei tea, kuidas eesti keeles mingi sõna on ja ütlevad seda inglise keeles välja. Eks ole, kui sa seda tead, tunned seda keelt ja seda muinasjuturaamatut, siis tegelikult on sul kõik teada. Vaat mina olen selle punamütsikese pärast, sest tema ei peagi midagi teada. Aga ma tahan teda aidata. Ja kui teie tahate ka aidata punamütsikest, tahate olla tema poolt, siis meil ei olegi vaenlasi. Siis me oleme ühel poolel. Mina tahan, et teie saaksite oma õpilased. Punamütsike tahab panna oma lapsukese sinna kooli kunagi. Ja seda kooli ei ähvarda mitte miski. Kui ma kuulen jälle selles, kuidas, et me läheme jälle piketile, meid jälle suletakse, siis seda on valus kuulata, aga teate, lapsevanema kõrvus see ei kõla hästi. Sest ta saab järjest milliseid signaale. See koht ei olegi turval. See koht kaobki ära. Kellele te tegelikult esinete, kui te lähete kaamera ees rääkima? Te esinetegi lapsevanemale. See on teie koht müüa oma kool maha. Kui te seda ei mõista, siis ärge olge pärast imestunud. See ongi see koht. Kui te nüüd lähete silm säramas peas ja ütlete, et see on usk, mul on see usk, et see kool jääb, siis see on vägagi mõõdetav lugu. Järgmise 10 päeva jooksul peab teile tulema vähemalt 5 avaldust sellesse kooli. Kui te seda ei saavutanud, siis te esinesite viletsasti. Mina ei hakka teid mitte kunagi takistama selles, sellepärast, et mina olen ka Eesti. Ükski ajakirjanik ei ole Eesti vastu, kes siin teeb seda tööd. Uskuge, aga mille vastu nad on? Ükskõiksuse, rumaluse, pealiskaudsuse vastu, mis on iga päev meie sõbrad. Iga päev käib meiega kaasas. Just nimelt pinnapealsus. Ka kohati vastu töötamine ja veel kord rumalus. Kui inimene ütleb mulle, et prügiauto juht on väärikas amet,
Ma arvan, et te kõik ütleksite mulle enam-vähem sellise vastuse, kui ma läheksin sinna. Kuidas te ütlete, et ei ole? Te hakkate mõtlema, mis teist mõeldakse siis. Ja? Siis esitage endale kohe järgmine küsimus ka otsa. Ja nüüd tuleb tõde, kui te sellele küsimusele teate vastuse. Kas te tahate, et teie lapsest saaks prügiautojuht? Ja see on tegelik vastus küsimusele. Kas see on väärikas amet või mitte? Kui ma küsin teid Tammsaare pargis, kas riigikogulase amet on väärikas, siis millise vastuse ma kipun saama? No see, mis seal praegu toimub, on ikka päris paras palagan, eks ole, jah? Ja nüüd tuleb kontroll küsimus. Kas te oleksite valmis selleks, et teie lapsest saaks Riigikogu liige? Võiks küll. Kas advokaadiks tahaks teie laps saada? Võiks saada teie poolest? Võiks mitte. Aga ma küsin, kas advokaat on väärikas amet? Tuleb mõnelgi keelele, mis see? No eks nad seal sindrinahad ikka räägivad seda, mis kurja meile kasulik on. Vaadake, eetiline plaan ja see, mis meie süda ütleb sageli, ma ei räägi, et see kõigi puhul nii on sügavas vastuolus. Mis tähendab seda, et meie jällegi peame teadma, mis see inimene meile tegelikult ütles. Mis on see maine? Sõnale maine on väga palju definitsioone. Ma ütlen ühe lihtsama, mis on minu meelest kõik äärmiselt hästi öeldud, soravalt jääb teile kõigile meelde ka veel. Maine on see, mis teist räägitakse siis, kui teid ennast toas ei ole. See on maine. Igaüks tegelikult teab, milline ta maine on. Kui te olete klatsiv õpetaja oma koolis, siis ärge arvake ja te muidugi ei arvagi seda, et ka teid taga ei klatsitaks. Klatsivale inimesele on väga keeruline midagi usaldada, sest ta räägib selle kohe edasi. Ja muide õpilased õpivad sellest väga kiiresti. Ma sõitsin hiljuti bussiga, mulle väga meeldivad bussid. Ma saan neist alati mõne loo. Teate, miks buss on tore koht? Sest inimesed unustavad mingi arv minutite pärast ära, et nad on bussis. Ja nad hakkavad käituma, nagu nad oleksidki seal päriselt. Seal olid 4 tüdrukut, kes rääkisid omavahel ja klatsisid taga 5 tüdrukut. Siis läksid bussiuksed lahti, 4. tüdruk läks välja. Mis nüüd juhtus? Kõik need 3 võtsid käsile 4. 3. läks maha. Bussiuks polnud veel sulgenud, eks ole. Juba panid seda taga, eks ole. Ja mul oli tõelise kahju sellest ühest tüdrukust, kes oli üksi läks, eks ole. Te võite arvata, mis seal peas kõik toimus. Oleks ainult keegi, kellele saaks rääkida. Ei, ma ei ole siin mingi šovinist, küllap isased räägivad mingisuguseid muid jutte jälle. Ja see pole üldse mingi küsimus, kas see soopõhiselt nii töötab või mitte, aga ma veel kord tahan teid veenda, et asi ei ole selles, mida meile öeldakse kaamera ees. Kui ma olin väga noor ajakirjanik, teleajakirjanik, ja läksin TV3-s esimest lugu tegema, seal oli selline õel komme, et noor reporter saadetakse alati tegema kõige mõttetumat lugu, mis tavaliselt puudutas kas koera kakajunide külluslik populatsioon linna peal, Stockholmi hullud päevad või see Stockmanni, või siis maasika hinnad turu peal. Mine ja tee huvitav lugu. See on suhteliselt võimatu, nagu te teate, mulle sattus Stockmann. Ja mõtlesin, mis asja ma sellest vetsupaberi kogujatest nüüd ikka lugu teen, kõik on juba näinud seda, aga mul vedas ja mul oli nahaalsus ka. Läksin sinna, kus prouad kahlasid seal mingisugustes allahinnatud ilpudes. Läksin ja mul oli plaan valmis, plaan peab alati olema valmis. Läksin tagant poolt, lähenesin, koputasin õlale, kaamera käis õla taga ja koputasin õlale. Inimene pöördus ümber, nägi mind ja kaamerat ja mul oli talle küsimus. Vabandust, kell on 12:30, kas te tööl ei peaks olema? Inimene vastas mulle mida? Aga ülemus ju tead, ma siin olen. Et seda siis õhtul vaadata televiisorist, eks ole. Vaadake, mis juhtus. Mis juhtus? Niipea, kui inimene ei saa mõelda, ütleb ta kogemata välja seda, mida ta mõtleb. Ja niipea, kui ta hakkab oma mõtteid valmis panema, näeb kaamerad, tohutud ressursid muutuvad sees, aga õhtul on televiisori ees nii mõnus vaadata, kui keegi koperdab. See on päris elu. Mis meid puudutab, ongi päris elu. Ma tahan näha, mis tegelikult toimub või ei toimu. Mul on õpetajatega olnud väga palju kohtumisi ja ma pean ütlema, et ma olen selle maine teemal vaielnud ikka ennast ribadeks. Ikka nii, et vähe pole. Ja viimane kord jäigi mul meelde, kuidas ma ei suutnudki ühele proua pedagoogile selgeks teha, mida ma mõtlesin. Rääkisin sellest, ei ole positiivset, ei ole negatiivset uudist, on see, mis meid puudutab. Ja ta ikkagi ütles, et aga tooge, mul on üks positiivne lugu. See on väga hea, milline. Aga meie, ütleme, et see oli ka selline maakool, ma ei hakka nime nimetama, see pole üldse oluline. Meie kooli 3. klassi poiss võitis üleriigilise joonistusvõistluse. No see lugu siis oli juba mõni hea aasta tagasi. Umbes 1000 osalejat ja poiss võitis ja mitte ühtegi rida, mitte kuskil. Kas keegi siin toas oleks päri sellega, et miks mitte? Positiivne uudis. Teeme siis sellest midagi. Võitis joonistusvõistlus. Nüüd tuleb analüüs.
Öelge palun mulle südamest ja ma usun, et meie arvutused väga palju ei erine. Kui paljude inimeste jaoks siin maailmas oli selle poisi võit absoluutselt oluline ja südamesse minev lugu? Kui paljude jaoks? Noh, küll poiss, kuigi me ei ole kindel, kas tal oli see savi või on. Küll tema, emme issi, vanaema, vanaisa, selles vanuses on kobara kantud, eks ole. Ja? Veel keegi, õpetaja muidugi, õppelejuhataja ka. Aga kas tädi ja onu on juba iseenesest mõistetav? Kui neil on lapsed, juba ei ole. Juba ei ole. Hakkab juba peale siuke mitte ainult Eesti perekond, vaid hakkab peale päris elu selle koha peal. Järelikult me pingutame, et kokku saada kui mitu inimest? 10. 10 inimest. Vallo, võtke palun istud. Aga kui palju selles loos oli inimesi, kellele see üldse ei olnud hea uudis? Panite tähele? Kui palju oli osalejaid? 1999 last, 999 ema, isa, vanaisa, ma ei jaksa kokku arvutada. Suhtarv on 3-kordne vahe, mitte 3-kordne, vaid 3 suurusjärku vahet. 10 000 versus 10. Ja see õpetaja ei saa aru, et see lugu ei ole üldiselt positiivne lugu. Ja? Ta küsis, et aga mis te selle lookesega teeksite, kui peaksite tegema? Ma võin teile öelda, mis me teeksime selle looga. Õhtuleht avaldas pealkirja anonüümsust palunud lapsevanem, aga öelge, kuidas peaks 3. klassis elevanti joonistama? Mis minu meelest on jumal normaalne küsimus. Kas elevant peab olema kollane, 5 jalaga, 2 sabaga, milline ta peab olema? Ma üldse ei saa aru, kuidas saab 3. klassis hinnata mingisuguse elevandi joonistamist näiteks, eks ole, jah, aga teie olete spetsialistid ja teate paremini. Aga see oleks põnev küsimus ja korraga puudutab see väga paljusid lapsevanemaid. Aga õpetaja on õnnetu, ütleb, et see on negatiivne lugu, sest tema ju võitis. Olgem nüüd ausad, selle õpetaja südames on ainult üks tunne. Kurat, saaks ükskordki ära panna. Nüüd oli minu õuel see väikene võimalus ja mitte keegi ei märganud. Aga mina ei pea selle asjaga kaasa minema. Vaadake, kes nüüd keda moraliseerib. Te olete harjunud ütlema, et ajakirjandus on nõme ja nii edasi. Teeb igasuguseid totraid asju, aga ma kutsun nüüd teid korrale. Saage nüüd aru. Siin on tegelikult tasakaalupunkt on hoopis teises kohal. Õpetaja ei saanud ikka veel aru, ütles, et aga milline see positiivne lugu siis on? Ma ütlesin, mul on positiivne lugu ka, kui sa niimoodi tahad. Aga kus on need proportsioonid hoopis teistpidi? Teate, milline on positiivne lugu jutumärkides? See on ligikaudu samasugune lugu, mis juhtus äsja Lääneranna vallas. Aga ma toon siis nimetu näite. Kujutame ette õpetaja Mari. Terve elu on õpetanud lapsi. Terve elu. Ja enda arvates on olnud väga hea õpetaja. Ühel päeval ütleb talle õppele juhataja, see pagana uss, kellega ta ei ole suutnud mitte kunagi tööd teha koos, aga üks inimene seal oli ja sai oma tahtmise ja sõi selle õpetaja Mari välja. Ja nüüd õpetaja Mari tuleb järgmisel päeval hommikul kooli ainult selleks, koristada viimast korda ära oma sahtel, teha see tühjaks ja minna sellest koolimajast nii kaugele, kui vähegi õnnestub. Ta on täiesti solvunud. Ja hommikul koolile lähenedes näeb ta mida. Kõik tema kooli lapsed, emmed ja issid on öö läbi meisterdanud loosungeid, millel on kirjas kiri käed eemal õpetaja Marist. Ja seal seisavad lisaks lastele ja lastevanematele veel kes? Kolleegid. Kolleegid ka, kes ju riskivad meelepahaga. Kuulge, selline lugu juhtus ju teist mitte väga kaugel ka. See oli Kiviõli koolis, kus tuldi ju direktori pärast välja, mis on veel erakordsem. Seal tulid õppejõud, tulid välja, nad ka riskisid ju volikogu meelepahaga. Ma ei tea, kas seal oligi 2 tonte, kes tahtsid neid maha võtta. Et see oli täiesti ebaproportsionaalne lugu ja nüüd küsige, miks see positiivne lugu on. Küsige, kellele kuulub süda. Süda kuulub õpetaja Marile, süda kuulub sellele koolile. Ja need 2, kes selle asja ära tegidki lõpuks, need on, ma ei tea, mis asja. Nad lõhuvad seda kooli. Lõhuvad. Vaadake, siit tuleb üks asi nüüd välja. Te võite korraldada igasuguseid toredaid tunnustamisüritusi, aga seal on üks väga suur viga sees. Tunnustamisüritust on pagana mugav teha. Mis selleks vaja? Haridus- ja teadusministeeriumi eelarverida, et üürida saal, kutsuda Tanel Padar, siis tikuvõileibu teha terve laua täis, eks ole, algul meil tehti niimoodi, et õpetajate tunnustamiskallal kutsuti veel inimesi, kes ei saanudki kõik seda auhind. Istusid seal 4 lauas ja siis nimetati ühe nimi eest, nad sunnitult plaksutasid niimoodi käsi seal juures, eks ole. Mõelge, mis tunne on juba sellel inimesel, kes siis läks selle hetkel auhinda vastu võtma.
ta oli nagu süüdlase tunne ju tegelikult. Läksin ette, pidi teiste ees kohe vabandama ja kõnes on ka loomulikult see, mis mina olen selle ära teeninud, aga ikka kogu mu kool ja mu lapsed ja teised sunnitud plaksutab küsida, mida mina siin toas teen. Mis asja mina siin toas teen? Hiinlastel on selline ütlemine, kui sa kellelegi kummardad, siis sa näitad kellelegi tagumikku. Ja see on ülimalt oluline asi meelde tuletada, mida me praegu teeme. Selle mugavusega me ei saavuta mitte midagi. Me võib-olla saavutame ühe õnneliku inimese, kes saab võib-olla isegi väga suure rahasumma, mis muidugi on kadeduse põhjuse veel teistele, sest kõigil tekib üks küsimus siin peas. Oota, aga miks mina siis olen halvem inimene? Aga miks ma siin olen? Valite väikese maakooli aasta kooliks, küsib suurkool, aga miks mina siis ei ole keegi? Aga mis mul siis viga? Mis ma pean ka minema väiksesse kooli, et olla keegi? Valite suure kooli, mõtled väike kool, et mis asi see siis nüüd on? Milleks see siis? Mis see kool on tegelikult? Teate, probleem on selles, et see on mugav. Hirmus mugav on sellist asja teha. Ei ole need ajakirjanikud ka kohal enamal määral, kui tehakse üks pilt, üks klõpsukan ära, aga te ei kujuta ette, milline peerasurve on. Kus helistatakse, saadetakse meil, et tulge nüüd kohale ajakirjanikele, vaatate oma green room üles seatud seal, kus nad saavad rääkida kõigiga. Ei, kellega rääkida? Kus peab tulema tunnustus? Kes on hea arst? Kas see, kelle ülemarst nimetab heaks arstiks või see, kellele patsiendid toovad lilli? Kas hea õpetaja on see, kes saab õppelajuhatajalt pai või kellest õpilased koostavad loosungeid käed eemal õpetaja marist? Ja vaadake, see on kõike muud kui mugav. Aga just nüüd oleme meie kohal, kui see jama käes on. Me oleme kohal ka Lääneranna vallas. Oleme. Ma arvan, et olete kõik näinud. Ma isegi olen teinud 2 intervjuud sel teemal. Rääkisin ka Allar Jõksiga hommikul raadios, eks. No, raadiol on teised võimalused kui pildis, eks ole, kus saaks näidata mõndagi. Aga ma räägin, ma tunnen kirge selles asjas. Kujutage ette, advokaat on korraga hea inimene. Ja, kuna ta võitleb heade asjade eest, eks ole. Jah, ta samal ajal ostab indulgentsi, ma ütleksin, eks ole. Jah, et järgmised sarimõrvarid võib ta läbi lasta, eks ole, rahulikult. Jah, kui kooli ära päästab. Nagu te teate, on ta juba päästnud ühe. Jah, see oli Pühajärve kool. Et ta sai aru, loomulikult sellepärast pöördutigi tema poole, et tema saaks selle imetrikiga nagu hakkama. Mis tähendab, et sellisel hetkel mängib ainult see, kui pagana ebamugav see lugu. Ei meeldis. Kõik tahaksime ilusat, mõnusat, toredat elu. Aga millist elu inimesed siis päriselt elavad? Vaatame, mis värvinguid kannavad need sõnad, mille üle te siin täna arutate ja mis on teil nagu südame. Maakool. Jätame selle sõna siis juba pooleks, liitsõna pooleks, saame maa. See on väga õige küsimus, kus on täna maa. Kui te lähete Kehrasse, ütleksid, tere maakad, sa pead väga kiiresti rongi peale tagasi minema, väga kiiresti, jah. Raasikul, mis on veel väiksem koht, eks ole, ja ei tule kõne allagi. Ma käisin kunagi Tapa koolis, seal on, ma ei tea, kui te olete ka sattunud, Tapa kooli all on imearmas puhvet, see on nagu maaluse korrusel. Läksin sinna, anti mulle hommikune pudel, teate, kui palju näljaseid õpilasi seal oli. Et seal olid suured ja väikesed ja loomulikult suured poisid said 2 kaussi, et see oli päris südatlahestav vaatepilt, aga vaatasin seda kõrvalt. Ja siis sain ka pudru kätte ja õhkasin sellele prouale, et teate, kui ilus teil siin maa all on. Ja proua läks näost kahvatuks, ma mõtlesin, pagan, see tõesti kõlas halvasti, eks ole, ütlen inimesele, et elab keldris, eks. Ma mõtlesin, ma ei tahtnud öelda, et te keldris olete. Ta ütles, et oi, ma kuulsin, et siin maal. Tal oli see probleem. Inimene, kes elab Tapa linnas, talle ei tohi öelda, et sa elad maal. Aga kui sa ütled, et siin linnas inimesel läheb rind kummi uhkusest, sa nimetasid Kilingi-Nõmmelt linnaks, tulema suudan su varbaid, eks ole, jah? Sellest Abja Paluoja on linn, eks ju, näete, mis see ekspositsioon siin koridoris on, nägite, jah? Soovides linnaks või ihates linnaks või mis selle nimi on, eks ole, jah? Ja siis on linnalikud asutused seal rivis. Kuulge, see on ju eos sees juba mees. Me tahaksime suurem, olulisem. Mäletate, kui Põlvas pandi sünnitusosakond kinni? Te mõtlete, et aga miks see nii suur kära on? Teisest otsast vaadates tundus see täiesti mõttetu. Mis pärast ta käratsevad see üle? 20 minutit on sõita 20 kilomeetrit asuvasse Võru haiglasse. No mitu korda see mees ikka elu jooksul sünnitab, eks sa paar korda ära käidud, eks ole, jah? Aga tegelikult oli probleemi mujal. Probleem oli selles, et pärast seda öeldi Põlvale, et nüüd olete veel mõttetum koht kui enne. Fooniks oli veel mis? Samal ajal pandi kinni seal ka Telia esindus, mis oli ka inimestele oluline asutus. Samal ajal pandi ja jälle mõtled, mis ma lähen nüüd Tartusse oma telefoni parandama. Hästi, seal
Käiski 20 inimest käiski ja küsimas, kuidas see klaviatuuri lukk lahti tuleb, eks. Need olid vanad inimesed nii edasi, aga inimestele oli see oluline, et see koht on olemas. Ja nüüd korraga kukkus 2 asja ühel ajahetkele ja tegelikult inimesed olid solvunud, ma pakun teile. Ja siis tulevad meie inimesed hakkavad tegema mida? Selgitama asju. Ma olen juhtinud Rail Baltica maakonnaplaneeringute arutelusid. Teate, seda oli juba piinlik vaadata. Inimesed Tallinnast tulid kohale, vaatasid maakaid, ütlesid, no me peame siis veel kord selgitama, kui ta aru ei saa sellest asjast, et miks see kõik hea on, et me teie soost läbi läheme niimoodi, eks ole, jah? Ei, see ei ole sinu soo, kullakene, see on minu soo, tahaks see inimene öelda, aga ta ei ütle, sest ta on viisakas inimene. Aga ma vaatan seda nägu ja sealt ei saadagi aru, et see on midagi enamat kui soo. Andrus Kivirähk ütles kuskil väga ilusa mõtte. Ta ütles niimoodi. Vaadake, inimese jaoks kõige olulisemad ja kõige ebaolulisemad asjad siin elus ei vaja analüüsi. Kui ma naise võtsin, jätkas Kivirähk, siis ma ei teinud talle testi. Et kas sa sobib mulle selle näitaja poolest ja mis haridustase on ja kus sa lõpetanud oled ja ei, ma armastasin seda naist, ma võtsin ta ära. Täpselt samamoodi kõige ebaolulisemate asjadega siin elus, me ei vaja mingisugused uuringuid. Järelikult on uuringuid ja mingisuguseid direktiive vaja keskmiselt oluliste asjade lahendamiseks. Olgem ausad, nendega ju meie seadus püsibki, meie riigikord püsibki tänu sellele, me enam-vähem teame, et punasega ei ole mõistlik üle tee minna, eks ole. Aga see ei ole kõige olulisem asi meie elus. Kõige olulisemad asjad on need, mida ei ole mõtet sul selgitada. Nursipalu jääb inimestele koduks. Ja sa võid ükskõik, kui palju sellest maksta, kibedus võib isegi suuremaks minna. Ühel hetkel, jah, inimene arvutab, kuule päris mõistliku asja saan, eks. Aga need asjad on paratamatult teistsugused. Ja jällegi, meie inimestena teame seda. Üks hakkab arvutama, teise jaoks on kodu. Mis argument on inimese jaoks, et me teeme tselluloosi tehase siia, see tuleb 300 töökohta. Ja tulebki ametnik Tallinnast ja ütlebki sellele memmele, kes seal kõrval elab, aga me loome siia 300 töökohta. Kas ta korra on ka mõelnud, mis argument see proua jaoks on? Siia tuleb 300 autot, kes hakkavad tossutama tema maanteed pidi, eks ole. Siia tulevad, ma ei tea, mis asjad, eks. Ma ei taha neid. Sellepärast ma siin jõe ääres elangi, et mul on siin hea olla. Tahan siia jääda. Mis asi see maa siis on? Te mõtlete, et maa on... Võtke ükskõik millise valla arengukava lahti, te leiate täpselt ühesuguse jutuse. Meie vallas on kõige ilusam loodus. Meil on sinine taevas, meil on voogavad põllud. Meil on kõik, mida üks inimene võib tahta, meil on paradiis. Kuulge, loodus ei tunne tõepoolest valla piire. Ma arvan, et vallajuhtidel on õigus. Neil ongi see sama. Aga inimene linnas ei pruugi seda üldse nii näha. Inimene linnas sõidab mööda Haapsalu maanteed ja vaatab, et Ellamaal on tohutu kolhoosi vare. Ütleb, et ma ei taha elada sellise asja kõrval. Inimesed seal Tallinnast Tartus arvavad, et nad on maal käinud. Nad vaatavad aknast, kuidas Adavere tuulik läheb mööda, eks. See ongi maa, enam-vähem selline ta ju ongi, eks. Seal on mingisugune sara seal kuskil ja seal nii edasi, nad ei keera isegi maha, sest nad määrivad oma auto ära. Sest seal on kruusatee ja nad ei taha sinna minna selle pärast. See on nende ettekujutus maast. Nüüd on küsimus, kas me peame järele sörkima? Me peame ka tekitama nagu linna. Meil on kõik Tallinna linna alused on tekitatud juba linna täis. Me rääkisime ka Tiiuga tema kaunist kodust, kus sul on ilus aed seal uues alus, eks ole, jah. Aga ümberringi on mingisugune elamumass, mingisugune kinnisvara arendus, vabandust, ega ma valesti ju ei ütle, eks ole, jah. Tekivad mingisugused kohad, millel pole tegelikult juuri, pole nägu, pole transporti, pole veel paljusid asju, peab ootama vist inimpõlve või 2, et sealt midagi tekiks. Aga mis asi peab tekkima, et täna oleks üldse see koht millegi asja moodi? Keegi ei oota ju enam kirikut tänapäeval. Keegi ei oota tingimata kõrtsi, kuigi kõrtsi vist oodatakse rohkem kui kirikut, eks ole, jah. Nüüd tekib veel kooli küsimus. Kas kool peaks olema või mitte? Kool ehitati kõrval küll, eks. Küll ehitategi kõrval küll, aga kas see on siis maa? Miks juurtega kohad vajuvad laiali? Miks nendest läheb see elu nagu minema, eks? Miks täiesti toimivad kohad, kus on täna olemas nii kirik, kool, kui kõik need muud ilusad asjad, isegi kauplus on veel olemas, eks ole. Et miks seal ei taheta siis elada? Vaadake, millised inimesed on. Tallinnas ostetakse see kinnisvara ükskõik millisesse kohta, kui ainult ruutmeetri hind ja euribor võimaldab. Kas seal oli enne mingi aiand? Kas seal oli enne mingi hipodroom? Kas seal oli üldse midagi muud, küll ma hakkama saan? Kodu on muutunud kuidagi kitsamaks.
Kopli saab ka rahulikult tähelepanu. Ei ole isegi vahet, mis sul seal kõrval on, mis sara sul seal kuskil asub. Me võime seda nimetada Kopli taasärkamiseks, kui uskuge. Need inimesed väga sageli on käinud ka 4 sammu sealt teemal sellest kohast, kus nad tegelikult elavad. Neil on autoparkimiskoht ja ongi kõik. Me küsime, mis on selle maavõlu. Inimene vaatab kilomeetreid, palju sinna sõita. Teate, Hiiumaa asub täna kaugemal kui Pariis, sest inimesed tõsi meile arvutavad tundides. Hiiumaa inimesel ma võin teile öelda, et sinna sõidabki 4,5 tundi rahul. Pariisi lendab lennuk 3 tundi ja 3,5 tundi. Sealt sõidab bussiga veel oled sama ajaga kesklinnas. Järelikult Pariisi on mõistlikum minna varsti puhkema kui sinna. Milles küsimus? See maa idüll teie poolt vaadates võib olla hoopis teissugune koht. Siin oli nii tore kuulda, kuidas teeme rahvatantsuringi niimoodi, et õpetajad, need turskemad pedagoogid seisavad ukse peal ees. Keegi välja ei saaks. Samas ka Tiiu tõi välja mida? Kuulakem lapsi, mida neile öelda. Kuulakem, mis neile öelda on. Ja seesama kool ju küsis oma õpilaste käest. Mida tüdruk tahtis? Kvantfüüsikat. Kõik panid tähele seda. Kõik, kes siin toas olid, panid seda tähele, tüdruk tahtis kvantfüüsikat. Miks me sellest edasi ei räägi? Kus on kvantfüüsika ring 3. klassi tüdrukutele? Ja me saame aru, et me oleme tabanud järjekordselt midagi väga sellist mõeldamatut ühes maakeskkonnas. Ja selliseid lapsi on igal pool, kellel tegelikult on täiesti teised huvid ja kes võiksid olla tulevikus vähemalt Einsteinil, eks ole, Eesti mõistes, et midagi teha. Võib-olla see tüdruk on valesti aru saanud sellest, mis asi on kvantfüüsika, ma ei tea, aga ma usun, et direktor võib kohe öelda, kas ta ongi selline naasken, kas ta ongi juba aju omal kohal, eks ole, et ta teab, et sealt midagi tulebki. Me küsime, mis võimalused ta tegelikult on. Mis võimalused ta siis on? Kuhu ta siis läheb siit nüüd? Mida ta saab? Ja mina küll ei paneks vanematele pahaks, kui nad mõistaksid, et neil on niivõrd terane kriit. Et ootame need 4 klassi nüüd lõpuni, aga siis tuleb tüdruku tagant lükkamisega minna hoopis teises tempos edasi. Vaadake, kuidas meie ühiskond praegu toimib. Meil ei ole mitte eelkoolid, meil on isegi eellasteaiad juba tekkinud. Et laps saaks üldse kuhugi lasteaia käima eellasteaias. Ammu enam ei mäletada lapsi, kes tulevad kooli, kes ei oska lugeda. Tõsi, neid tuleb ette mingisugustes maakoolides. Valdavalt, aga ma ütlen teile, et linnakoolides peaaegu ei tule. Jälle üks hirmutav asi. Nüüd te küsite, et aga miks ma sellest räägin? Aivar küsis, kas skandaalideta kuidagi saab. Öelge, kas siin toas on kedagi, keda jätaks külmaks näiteks selline uudisnupp. Ma ei hakka ühtegi nime nimetama, ütleme siis Lohu-Lohu on kohanimi. Lohu-Lohu 1. klassi tuli 12 last, kellest mitte ükski ei osanud mitte ühtegi tähte. Kas selline uudis puudutaks inimesi Eestis, olenemata sellest, kas nad on lüpsjad, traktoristid, riigikogulased või õpetajad? Absoluutselt puudutaks. Ja teie nimetate seda rünnakuks. Mina nimetan seda puudutamiseks. Ja see tähendab seda, et kui te nüüd ootate, et tehke, palun meie, üks positiivne uudis selles valguses, siis ma ütlen, kurat, tehke oma kool korda. Mis asi teil toimub seal ümberringi? Miks tuleb lapsevanem niimoodi? Miks see ümbruskond on kukkunud sinna? Ja kui tulevadki inimesed, kelle vanemad lihtsalt panevad sinna, äkki tõesti seda kooli peaks enam olema. Kui kõik 12 last tulevad sellisel moel sinna kooli, kus on see vaim? Miks mulle see Lääneronna näide nii hästi jälle meeldib? Mis on see lakmuspaber? Just sellest ma rääkisin. Kui vanemad on valmis võitlema selle kooli nimel. Siin oli ju fakt, mida kipuvad isegi võib-olla direktorid häbenema, et ainult 7 on piirkonnast ja 13 käis mujalt, eks ole. Kuulge, see on tugevuse näitaja. Inimesed on valmis tulema peredega elama sinna kohta, et nad saaksid just sellesse kooli. See kool liigub minu hinnangul ja minu arvamuse ajakirjanikuna ei ole oluline, aga minu hinnangul liigub see väga õiges suunas. Vaadake, Eesti on kaetud juba selliste koolidega, kuhu tegelikult tahetakse minna, sest on erilised. Aivar jällegi tõmbas siin maha Noarootsi ja Nõo, eks ole, maakoolide registrist, aga kuulge, need koolid on leidnud oma niši ju. Täielikult. Kuidas see Noarootsi kool elaks ära tänasel päeval, kui seal poleks seda rootsi keelt ja mis seal veel on, eks ole, midagi üsna erilist, eks ole, jah. Hiljuti käisin sellis kohas nagu Vaimast-Vere kool, te siin Jõgevamaal teate sellist ilmselt, eks ole, et kui ägedalt seal suheldakse nende lastega, kui äge, need on teistsugused lapsed, kes seal on, aga sinna tullakse ka üle Eesti kohale. Mis me peame nüüd häbenema, et seal asuvad natuke teistsugused lapsed või? Kuulge, nad on saanud oma niši kätte, see on täpselt see keskkond, mida otsivad järjest enamad vanemad suurtes linnades, sest nende lapsed ei pea vastu. Nad ei saa sinna minna, nad ei saa teise kohta minna, ei saa kolmandasse kohta, andke üks koht, mis on mu lapsele hea ja ohutu.
Tallinnas tehti Waldorf kool. Täna me ju teame, mis seal toimub. Ei saa kõiki vastu võtta. Ometi oli ju kunagi milline reegel. Õpetaja võis Waldorf koolis ise otsustada, kui mitu last tal klassis on. Nüüd tuleb piinliku muigega mõelda sellele tagantjärele, sest see ei ole enam võimalik. Raha probleem on nii suur. Seda koplit kütta, eks ju, talvel on nii haige lugu. Nii palju, kui mina seal vanemate listis olid, jah, mu poeg lõpetas ka selle, küsite, kas ta joonistada oskab ja mõnda tähte ka. Ja ta õpib IT-d Tallinna Ülikoolis praegu. Saab küll hakkama, väga hästi saab hakkama. Kõik arutelud olid sisuliselt sellest, kuidas me selle kooli ära majandame. Halb oli lugeda, aga mida ma nägin, vanemad siiski tahtis. Ja see oli see võitlusvaim. Jah, mõnes ei olnud, aga kus sellise kool ei ole, kus mõnes vanemas ei ole seda vaimu. Aga see kriitiline hulk inimesi oli olemas. Kui ma peaksin täna tegema lugu sellest, kuidas elab Avinurme kool tegelikult, siis teate, ma ei läheks 3. klassi tüdrukutelt seda küsima. Ma küsiksin 7. A poisilt. Kuidas sul läheb? Mis kool see on? Mis sa teed siin? Ma sul siin suhelda ka kellegagi. Mis need õpetajad teevad? Mis see füüsikaõpetajast arvab, kui teil on selline eksemplar veel olemas? Ja? Mis sa arvad sellest? Miks ma sinna lähen? Sest 3. A on kõige trillitavam seltskond üldse siin maailmas. Ja nendega on kõige mugavam, ma kordan, teha selliseid lõike. Ärge nüüd valesti aru saage. Seal oli tegelikult ju mõndagi, mis näitas koolile teed, et see on väga aupaklik, et kool ise ütleb, et andke meile mõtteid, viime ellu, eks. Lapsed ütlesid seal, ma usun, et kool tegeleb praegu selle küsimusega, kuidas kvantfüüsika ring tekitada endale, sest vähemalt ühe ja ilmselt väga nupuka pere jaoks võib see kool olla praegu kriitiliselt oluline. Ja vastupidi, et kas me saame siis lahendada, võib-olla see ei olegi kvantfüüsika, see on midagi kergemat esiotsa. Äkki läheks lihtsalt kuidagi, arendaks seda matemaatilist poolt selle ajuseks või kuidagi teistmoodi. Kui te ikka veel mõtlete, miks me ei maali selliseid toredaid pilte sellest, kui ilus kool siin, kui tore siin olla on. Ma arvan, et te kõik olete suhelnud Jehoova tunnistajatega. Andke andeks, kui nad siin toas praegu on mõned. Aga kui me saame ajakirja, kus lõvid ja hiired naeratavad täpselt ühtemoodi, siis see on ebareaalne. Ja see tundub imelik ja see ei tundu veenev. Mis tähendab, et kui ma klantspilti inimestel näitan, siis vaadatakse minu otsa, mis asja sa teed? See ei see makstud reklaam või? Miks näita mulle seda pilti? Miks meie koolist ei näita seda pilti? Meil on ka ilus kool. Tule vaata, meil on ka kapsad ja kaalid seal laias kasvavad kuskil, eks ole. Ja jälle sama lugu. See üks õpetaja või direktor, kes sai oma kooli korraks sinna meediasse, pagana õnnelik. Ära tegime, jah? Aga teised, nad küsivad täpselt samamoodi, aga mis me saavutasime? Teate, sellega te ei veena mitte kedagi, et te näitate, kuidas ilusad lilled on maja ees. Mina väidan teile, ma kordan tagasihoidlikud arvajaid on niigi meie ühiskonnas palju, minu arvamus ei ole oluline. Mul on tunnetus, minu kapital ongi mu tunnetus, mis on 30 aasta jooksul kogutud ajakirjaniku töös. Minu tunnetus on, et võtme nimi on õpetaja. Õpetaja, kelle energia läheb edasi direktorisse. Või ka vastupidi, teate mind liidetavate järjekord ei huvita. Aga ma tahan näha selle inimese silmist mida. Et võimalikult reljeefselt seda öelda, siis ma ütlen selle otse välja. Et tema esimene mure ei ole mure tema palga pärast. Mida te ütlesite lapsevanemale, kui õpetaja esimene mure on tema palga pärast? Minu laps on sinu heal juhul teine mure. Tõenäoliselt 5. Tõenäoliselt. Ma tahan näha õpetajat, kelle esimene mure on minu lapse haridus. Teate, mis siis hakkab juhtuma, kui te olete targad? Kui on väga hea õpetaja ja hea õpetaja tunneb ära, kuidas tema pärast võideldakse. Teda ei lasta minema. Tal ostetakse korter ja redise põld ja mis iganes ta soovib, lenda vaip ja kõik muud asjad, mis on materiaalsed väärtused ja kuidagi pidi saada. See näitab armastust. Sõna ei maksa midagi, konverents üksi ei maksa midagi, tehke tegusid. Tammsaare ütles ka, et ainult tegu üksi tõendab armastuse jõudu ja täpselt nii ongi. Kui sul on hea õpetaja, lased ta minema, siis tuleb see vallajuhi tagasi astuda. Sest ta viis praegu selle kooli ja ühtlasi ka valla lõppu tunduvalt lähemale. See õpetaja tuleb sinna saada. Ja teate, kui te küsite, kuidas, siis see on teie probleem. See on sügavalt teie probleem. Teie ju saategi minu raha selle eest, et neid probleeme lahendada. Te näete, isegi Riigikogu ei saa praegu ma kuidagi päevakorra juurde asutud. Mis te arvate, et Eesti rahvas tunneb kaasa meile? Ei tunne kaasa. Mille eest ma maksan sulle? Äkki ma hakkan maksma sellest päevast, kui sa tööd hakkad tegema? Öelge, millises erafirmas makstaks palka selle eest, et me hakkame kuidagi päevakorda siin mõnitama, eks ole. Mitte kuskil ei makstaks sellest palka.
kui te olete juba seal, siis näidake, et te olete väärikad mind esindama, lahendage see asi ära. Täpselt samamoodi on see teile küsimus. Kui teil on probleem, siis lahendage palun see asi ära. Ja ärge unustage, kui te tulete rääkima minu kanaliga, siis inimesed vaatavad väga tähelepanelikult. Kas ma läheksin sinna valda elama või mitte? Minu meelest vähema eesmärgiga ei ole üldse mõtet minna kaamera ette. Kui see, et müü mind maha. Müü maha minu kool. Ma olen ikka imestunud, kui tuleb jälle see riigieksamite jura. Et keegi on esimene ja keegi on viimane ja autos oli küll õigus, et tundub tõesti, et see hullumeelsus hakkab kuidagi nagu vaibuma, aga ma ei jõua ära imestada, millised ägedad vastused ikka veel tulevad, kui küsitakse viimaseks jäänud koolijuhilt. See on ju raudnaer, kelle juurde alati minnakse. No kas esimese juurde alati minnakse, aga viimase juurde minnakse kindlasti, jah? Ja küsitakse temalt kohustuslik küsimus. No mis siis nüüd juhtus? Ja teate, mida see enam-vähem ütleb, see koolidirektor? Ja ma hoian 2 käega peas kindlaks, rohkem käsi hoiaks kõigiga. Vastus on, et töö on tellija materjalist. Mis ma teha saan? Mida see inimene hetk tagasi ütles? Meie psüühika ju sunnib ju tegema mida? Süü enda pealt ära veeritama. Mina olen ainus normaalne, et mitte öelda viimane normaalne inimene selles omavalitsuseks. No ma veel haletsusest seal olen, neil seal teel midagi, aga no ma saan aru, see on uppuv laev ja siin pole mitte midagi muud enam teha, eks ole, jah? Aga see inimene ütles, mida? Kuulge, mul õpivad koolis idiootid. Kellel on ka idiootidest vanemad loomulikult, sest kuidas saab tulla idioot, eks ju, mitte idioodist. Ikka saab tulla ainult ühte moodi, eks ole, jah? Muulgas ma ütlesin, et mul on ka õpetajad väga viletsa genofondiga, kes ei suuda mitte kedagi õpetada. Öelge mulle vastus ainult ühele küsimusele, mis tundega sa homme lähed oma kolleegide, õpetajate ja õpilaste ette. Mis tundega sa lähed, kui sa oled ette tagasi öelnud midagi sellist? Kuulge, kui koolidirektor ei suuda selle lause taga mõtet enda jaoks läbi hammustada, siis ta ei ole õige inimene selles ametis. Nüüd me võiks öelda, et me kõik läheme ju valima järgmiste valimistele, saame mingisuguse volikogu, aga lõpuks läheb ikka nii, nagu Lääneranna vallas. Asjad jäävad juhtuma ja midagi pole parata, aga ärge heitke mulle siis ette, et meie puudutame inimesi teie lahendamata töö eest. Kui teie teete oma tööd hästi, oleme meiega kohal. Me oleme kohal, ma luban teile. Miks ma seda ütlen? Miks ma ütlen teile, et see on jumalik kingitus, kui tullakse teiega tegema intervjuud sel hetkel, kui te olete riigi eksamite tabelis viimasel kohal? Miks see on jumalik hetk? Sest teil on üks asi, mida sellel tõenäoliselt väiksemal koolil on väga keeruline saavutada. Korraga on teil tähelepanu. Teil on üle 1 kanali kohal. Te muidu näete meeletut vaeva, avaldate mingisuguseid reklaame ja ma ei tea, osalete konverentsidel, teete must 1000 asja, teil on õilis eesmärk, et see kool oleks kõvem koht. Ja nüüd korraga on kaamerad teil ja te raiskate selle võimaluse ära, öeldes midagi taolist, nagu ma ütlesin, mida Keel ja Paind uuesti ütlema. Aga mis on teie asi öelda? Nüüd ongi teie võimalus. Ajakirjandus ei tee paremat võimalus kui kriis. Kriisis kõik jälgivad, mida te ütlete. Need on niivõrd olulised laused. Sellega te võimalik, et rammite terve selle valla ja selle piirkonna ajaloo. Uskuge mind, keegi ei teadnud varem sedagi, et Lihula asub Lääneranna vallas. Lääneranna vald asub Pärnumaal, mitte Läänemaal, eks ole, ja nii edasi. Et mitte midagi ei teatud selle kohta. Enne kui Gaddafi tapeti, ei teadnud me mitte midagi ka Liibüas. Mitte midagi ei teadnud. Kogu see kevade revolutsioon seal all, eks tõi meil ühe riigi teise järele, eks ole. Nüüd me teame kõiki Ukraina linnu tänu sellele, et me teame seda tänu kriisile. Nüüd on teie võimalus öelda, et vaat meil on selle eest kõige ägedam ronimissein Eestis. Eelmisel nädalal sõlmisime kokkuleppe kõige vingema inglise keele õpetajaga, kes meil siin piirkonnas üldse on. Aga tulge aasta pärast jälle, vaadake, mis meist saanud on. Ja sel hetkel inimene, kes vaatab televiisorit, võimalik, et seal on 100 000 inimest õhtul. Mõtlevad, et pagan, ma olen tükk aega otsinud kohta, kuhu üks pesa püsti panna. Ma näen seda direktorit, tal on nii äge hoiak. Tahan selliste inimestega koos olla. Ma usun, et te olete kõik minuga nõus. Eestis on kohti, mis elavad täna väga-väga hästi maapiirkondades. Kus elu läheb imeliselt. Palun väga. Haanja, Käsmu, toimivad. Okei, mõni neist on rohkem Tallinnaga seotud kui teine, aga Haanja päris kindlasti mitte. Neid kohti on veel, ma võiksin neid nimetada siin igasuguseid, eks ole. Aga te näete, seal on tekkinud mingisugune selline kooku, mis läheb laiemaks. Ja see on see, millele tuleb panustada. Uskuge, need inimesed üksi ei jõua. Andres,
On su nimi Andres? August. Augustiga ma tutvusin esimest korda Tormas. A-täht oli meeles praegu, nüüd ma jätan igaveseks meelde. Tormas, kus August oli üks nendest poistest, kes tulid pidama isamaalist kõnet. Seal on üks selline väike võistlus. 10 osalejat umbes, mitte rohkem. 2 tükki pidi pealinnast tulema, lasid üle. Ei tulnud. Lihtsalt viilisid. Need, kes olid, nendele panin ma silma peale. Kui mul on vaja mingisugust tegelast, kes tõesti kiirgab mingit energiat ja keda teie millegi pärast ei oska ära kasutada, siis ma ütlen, mängige neile inimestele. Nemad peegeldavadki seda energiat, nad on teil olemas. August võib sama hästi lahendada kõik teie arvutimured, teha helirežiid, mängida orkestris, nagu te panite tähele, jah? Sa olid vist Noorkotkas ka veel või? Noorkotkas ei olnud päris, jah? No siis astud sinna homme ja kodutütar oled ka suure tõenäosusega. Aga mõte on selles, et need inimesed, kes seal kuskil on ja edendavad seda lugu, ja ma mäletan seda kõnet, mis sa pidasid, see oli äärmiselt äge ja kihvt läks südamesse. See tähendab seda, et sinna tuleb liha hakata kasvatama. Need inimesed ongi need tegelikult, kelle pärast tullakse kuskilt ära. Aga ma saan ka 1000 korda aru neist, kes südames ütlevad, mida. Ma tegelikult ei taha, et siia inimesi tuleks. Me tahame kestlikult hääbuda. Me ei taha tegelikult, et siia mingid naabrid tulevad ja vaata, praegu on mul ilus maja, aga varsti nad löövad selle üles, see on minu oma kole. Ja vaadake, need on asja, mis on inimeste südames olemas. Aga ega tulijad siis ka päris puu peal kukkunud ei ole. Nad ju aimavad, et nad tulevad keskkonda, kus tegelikult ei olda nendega harjutud. Nii et need piirkonnad, kus inimesed ei tahagi tegelikult kedagi juurde. Öelge, mis siis on nende kohtade tulevik? Nende kohtade tulevik ongi. Kaavadki ära. Polegi vaja, sest keegi nutta taga ka. Ja siis kunagi selgub, et sinna tehakse hoopis radarijaam või kivisöe karjäär näiteks, eks ju, hakatakse midagi põnev fosforiiti maad välja tooma ja polegi probleemi, keegi ei protestigi. Selle vastu, eks ole, see on inimeste endi valik. Kui te ise häält ei tee, ise ennast ei näita, siis pole teid olemaski, ma ütlen teile. Eile helistas mulle selle piirkonna kõige tuntum direktor. No kes ta on? Palju neid direktoreid siin Eesti rahvas teab, mis ta arvab? Muidugi Agur, mis siis veel? Agur helistas, ütles, et homme siis pühapäeval, jah, on Iisakus mingit laadi laulupidu. Jah, kuule, kas saad mind võtta, eks väikse intervjuu, midagi taustaks, mul ei ole raadist. Kuule, kas sa tead kedagi, kes teeb, eks? Ma ütlesin, ja mul on toimetanud väga hea, anna mul toimetanud, kohe helistan talle. Ei mingit meili, ja midagi. Tema ise teeb selleks. Mida te tegite viimati selleks, et teie koht paistaks kaugemale? Konverentsil on mugav tulla. Ebamugav on helistada toimetajale öelda, kuule, võta mind jutule. Tule räägi, meil on nii äge asi, eks ole, et kutsu meid külla, ma sõidan sinu pärast Tallinna, tulen hommikul kell 7:35, istun sulle tuppa, räägin sellest asjast. Ajakirjanikud väga sageli, ma võin teile öelda. Üksin ma seda saadet seal teeb. Mul on õhtul kell 8 näiteks üks teema puud. Kui kell saab 23, siis ma pean helistama kui Jüri Ennetile küsima, et kuule, kas sa saad Jüri tulla? Mul ei ole ühtegi mõtet, ta ütleb, muidugi tulen, siin teema kogitab. Ta ütleb, et paneme klappima, eks. No see on meeleheitlik olukord juba, eks ole. No, nii kaugele tavaliselt asi ei jõua. Pakkuge ennast välja. Rääkige, mida te teete. Rääkige näiteks Albu koolist, et teil oli selline muusikal tulemas, kus te tegelesite millega, et üks inimene tuleb teie kooli sulgema. Ja te otsustasite, et teete sellest muusikali. Mis te arvate, see puudutaks Eesti inimesi? Jumal huvitav oleks, noh. Aga mis te enda teada jätate selle siis, noh? Küsin, kas ma suhtun kui vaendlane teisse, kui ma intervjueerin teid? Miks? Te ütlesite mulle tagasi, ma tulen teie juurde. Ma sõidan 200 kilomeetrit siia ja sinna maha, eks ole. Ma tulen, istume, räägime, ma tahan rääkida. Heli lõik ka veel kaasa, jah? Mida see Agur teebki peale selle, et ta direktor on, eks ju? Ta teeb õpilastega kontserte, eks ju? Ta teeb igal pool, ta pakub täpselt seda sama asja neile, eks ole, mida võib-olla mõnel pool pakutakse natuke arhailises uues. Aga ta tuleb popid peale, ta tuleb küsib ja noorte käest, mis sina tahaksid teha? Mitte ei seisa ees ukse peale, eks ole, jah? Et võib-olla see on koht, kus mõelda, jah, teil on väike koht, teil on vähe võimalusi, aga küsige siis noorte käest, mida nad tahaksid teha, leidke need võimalused. Ja kui te leiate absurdse võimaluse näiteks, et te saitegi midagi teha, te saitegi võrratu inimese, siis Jumala eest rääkige sellest maailmale. Miks te peaksite rääkima? Mitte minu pärast, vaid nende inimeste pärast, kes seal on. Mul on hommikul kell 7 mul 100 000 kuulajat reede hommikul. 100 000.
kui te küsite, mis see maksma läheb, siis lähebki teie bensiini, selle taob ka vald kinni, eks ole. Ja? Tulge mulle, rääkige ja sõitke tagasi, tuju hea, eks ma sain rääkida, ma sain midagi oma kodu eest teha. Küsin, kas teil on muresid ka, ütlete, jah, me ei taha selle Põhja-Järva kooliks saada, eks ole, jah, öelge ära. Ja korraga tekib veel mitu vanemad, kes kuulevad, hops, mis asja nad nüüd tahavad teha. Ja korraga on kohe niimoodi. Ja? Kui inimesed läksid pärast Aivar Mäe probleemset lugu, eks ole, Vändrasse, et Aivar Mäega lugu teha, mäletate, küsida tuleb nii-öelda 7. B poisi käest. Ja? Nemad läksid lihtsalt poe juurde, küsisid prouad, et kas on ka vägev vallavanem. Ja ütles, et on, jah. Alt poolt tuli sõnum. Ta on väga hea vallavanem ja meil on kahju, et ta meid maha jätab. Siis see ongi see, mille kohalt meie ei jää külmaks. Miks me peaksime vastu sõdima, kui inimesed, need samad armsad punamütsikesed, kelle poolt me alati oleme, on temaga rahul. Milleks? Aga te ütlete, meil on diplomeeritud õpetaja, meil on värske doktorikraadi omandanud mingi inimene, aga kui õpilased ütlevad, et ta ei oska õpetada. Meil ei ole doktoreid vaja, meil on õpetajaid vaja. Doktoreid on meil varsti rohkem kui lasteaialapsi. Et see ei ole Eestis mingisugune teema. Ma tean, Aivar, et mu aeg on lõppenud. Ma ütlen teile ainult ühe mõtte. Asi on õpetajates. Pange ennast tööle. Teie kool, teie piirkond. Ma usun, et me nägime küllalt veenvaid ettekandeid siin sellest, et kui kool kaob siis, kui lapsevanemad võtavad lapsed ära koolist. Siis kaob kool ära. Vallale jääb ülesõne see sulgeda formaalselt, ja? Aga enne seda võtavad lapsevanemad lihtsalt lapsed koolist ära. Aga lapsevanemad jätavad lapse kooli siis, kui seal on väga hea õpetaja. Tehke kõik, mis võimalik, et hankida endale väga häid õpetajaid. Uskuge, õpetajad on ka inimesed. Nad ei taha ka Mustamäelt võib-olla sõita iga jumala päev trolliga linna. Nad on ka unistanud sellest, et võib-olla neil kunagi oleks üks väike tore maja, aga nad ei taha oma erialast tööd jätta veel. Tahaksid tegutseda kuskil. Müüge maha see 40 lapsega kool. Rääkige, et mul on tüdruk, kes tahab kvantfüüsikaga tegeleda, kas sa tahaksid olla tema õpetaja, tema mentor, minna tema olümpiaadile, ühe lapsega kuskilt, te saate maailma parima keskmised hinded, kui see üks laps paneb puraka ära, eks ole. Et noh, see on uhkuse küsimus, aga kui te seda ei tee, siis ärge jääge ka lihtsalt ootama, et sünnib ime. Sest te ise näete, Avinurme tulid pooled, sest see on kuradi kaugel. Aitäh teile, sulle on. Küsimuseks oli ka veel mahti, või pigem mitte. Kas keegi soovib küsida? Lahkelt hea meelega räägin, see on minu missioon, ma tegelen ka. Ja, tahate ära saata mind? Ja, palun. Aitäh, ei saa jätta kasutamata võimalust 3.-4. kord umbes Märt Reieriga. Kohtume küsimus, palun 3 konkreetset sammu, kuidas Eesti rahvamajandus saab jääda ellu. Just. No kõigepealt peaks ma minema tagasi ajalukku. Alustama 1920-ndatest, võib-olla isegi 30. aastate esimesest poolest. Küll, ma saan aru, et küsimus on inspireeriv. Ma arvan, et Eestil on täpselt samasugused küsimused nii maal kui linnas. Me peame kuidagi tõepoolest ette ellu jääma. Ja teate, see sõltub meist, mis meile oluline on. Ma elan nüüd mõnda aega vanalinnas ja vaatan aknast, mida inimesed teevad tänaval, näiteks kell 3 öösel vastu laupäeva. Lihtsalt laaberdavad. Kõnnivad linna ringi ja teevad hästi kõva häält. Ja see on absoluutselt kõik, mis nad teevad. Ja ma mõtlen, et tore, siin ka ju majandus õitseb, et raha on jäänud tagasi kuhugi kõrtsi, eks ole, ja mingi ringlus seal toimub ja täitsa tore. See on üks tore asi. Teine asi, mida ma näen, on see, et kui ma lähen mõnda väiksemasse linna, siis see on täiesti Pait. Mu süda elab Paides, see elab mu vanaema. Ja ma kuulen kontserdikorraldajatelt, teatrikorraldajatelt kõigilt, et ei ole inimesi, ei toimu, isegi toimub, siis ei tule. Ja ongi nagu vaikus. Teatrit tehakse ka mingisugusele ekstra põnevale seltskonna, inimesed istub kodus, vaatavad televiisorit. Et sealt ilmselt ei tule 3,5 tundi, sealt tuleb 5,5 tundi, ma kardan igapäevast teemat. Kus nad on? Mis nad väljas ei ole? Väga hea, et see küsimus tuli, ma saan veel korda teile öelda. Õpetaja peab olema mitte inimene, kes sirab kooli sees. Ta peab jätkuma seda energiat ka väljaspoole kooli. Tema peabki korraldama neid üritusi, näitusi.
tema peab olema kontserdil mitte publikuna esireas, vaid ta peab korraldama selle kontserdi. Aga päris elu on midagi täiesti muud. Ma ei tea, kui paljud Avinurme õpetajadki siin täna on, kui otse koju tuli see võimalus kätte. Täna on laupäev, ei, täna ei ole koolipäeva. Võiks öelda, et ma olen surmväsinud. Inimesed ütleb, ma tahan ennast välja lülitada teleka ees, eks. Üks jama on, hommikut unustavad ennast sisse lülitada, eks. See on probleem, et kus on see agarus, et kas need inimesed nagu tajuvad seda vastutust, mis neil on, et nad peaksid võtma enda kätte selle, et teate, kuidas paraneb enesetunne. Kui sa hakkad korraga oma selga sirgeks lööma, mul väga hästi ei õnnestu, aga mõnel teisel õnnestub seda paremini. Lööma selg sirgu, nad hakkavad sind vaatama ka. Teate, kui paljude õpilaste hinnang õpetajale muutub, kui ta näeb, et ta on ka väljaspool kooli on tegija. Andnud nagu Vallo välja siin igasuguseid kodukoha uurimustöid ja mida kõike veel, et ta on inimene, keda hinnatakse. Tuleb keegi külaline, eks ole, oma seltslaslikult kuidagi seal tervitavad ja räägivad juttu ja nii edasi. See on inimene, kes on respekteeritav minu jaoks, ta on autoriteet. Ma näen, et ta elab ka väljaspool seda kooli. See on nii pagana oluline. Aga isegi siis, kui ma käisin muusikakeskkoolis, ma mäletan seda, et tulid inimesed koolist ja ütlesid, et sa pead minema õhtul sinna kontserdil, sa pead kuulama. Muidugi me läksime, meil oli mingi päeviku, mis tuli täita. Õhtul ma näen, et see oli 2 õpetajat, kes käisid. Üks klaveriõpetaja käis alati, üks üldkasvatusala abiõppele juhataja, kes oli viimane inimene, kes nagu pidi seal käima, aga temal oli sees kultuurihuvi ja tema tahtis käia. Väga paljused õpetajad, kes soovitasid siiralt, et mine. Ma ei näinud mitte kunagi see kontserdi. Väga hea kontserdid oli, neid ei olnud. Mis te arvate, et õpilased ei näe läbi või? Sõnad, aga tegelikkust ei ole. Tühjad sõnad, need ei kõla vastu. Nii et mul on kõik lootus õpetajal ja direktori ainus ülesanne on see, et selle õpetajal oleks hea olla seal koolis. Ainus ülesanne, mitte ühtegi ülesannet teist tal ei ole. Äkki küll, nüüd on mu aeg just otsas.